Vene sõdur pole kedagi mitte kunagi vabastanud. See müüt tuleb kuumutada. Nii, täna ma võtsin klassikalise plakati ka kaasa 3 aastat tagasi. Näe, ma olen plakat, panen nurka, panen ma suhteliselt õbrastika pean koos elama. ma organiseeringi selle asja. Näe, sa võtta see. Selle vallutamise, küüditamise, röövimise, rüüstamise peale nagu austust ei saa tekkida. Ja ikkagi arved on klaaritud siis, kui venelased tunnistavad oma ajaloolisi kuritegusid ja mingilgi moel vabandavad ja mingilgi moel kompenseerivad. Mis on sellel märgil viga? Sellised sümbolid ei käi. Milline sümbol? See, mis teil käes on. Aga mis sümbol see on, et olge palun? Kas te teate, mis teil käes on? Tean küll. No mis see on? See näitab, et kommunism ja natsism on võrdsed, et nad on kaksikvennad. Te olete tuvastanud mu isiku, mul on luba siin piketeerida, milles on probleem. Aga miks? Ei lähe kuhugi. Palun selgitage siin. Ma ei riku ühtegi seadust, mul on täiesti mul on politsei poolt antud luba piketeerida siin. Ma esitasin oma isiku. Mis selle märgi viga? See sümboliseerib natsismi ja kommunismi kuritegude võrdsed. No eelmine aasta sellega siin. No milleks? Kuhu? Miks? Seaduslik korraldus. Ei ole seaduslik korraldus. Mis seaduslik korraldus sammad? Ei anna. Mis õigusega te selle ära võtate? Mis õigusega te selle ära võtate? Palun paragrahvi, ma tahan kuulda, mis alus selle seadusel on, millega te võtate mult ära. Ma tahan teada seda seaduse paragrahvi, millega te keelate meil siin olemast ja seda plakatit näitamast.